Aloha imelised, minu nimi Kristarra Laksmi-Titton ja tulen täna eetrisse siit imelisest San Diegost, kus täna on olnud tegelikult väga päikeseline päev, kuigi üsna jahe. Meie mõistes jahe on kuskil 10 kraadi. Ja minu jaoks, kes ma olen nüüd viimased aastad ainult troopikas elanud, tegelikult on kraadide vahel lausa 20 kraadi minu harjumuspärasest, nii et seetõttu olengi nüüd alati nii-öelda siis mitmete soojade riiete all peidus. Kuid täna oleme siia tulnud selleks, et rääkida mõningatest imelistest raamatutest, mida ma selle aasta jooksul siis läbi töötasin ja jagada oma kogemusi sellel pinnal. Ja tahan kohe öelda, et ükski nende raamatute autor ei ole mulle maksnud selle eest, et ma neid promoteeriks või promoks. Seega see tuleb lihtsalt minu südamest, see on hea kraam, mulle alati meeldib teisi ja teiste nii-öelda siis häid asju tutvustada ja need raamatud on tõesti minu elu väga palju muutnud ja usun, et muudavad ka sinu elu. Ja üks asi veel enne, kui nendeni jõuame, et kahjuks tõesti, kuna ma elan enamus aja välismaal, toimetan peamiselt ikkagi rahvusvaheliselt, siis mul ei ole siin nimekirjas mitte ühtegi raamatut eesti keeles. Et kui sa inglise keelt ei oska, siis kahjuks tõesti ükski neist raamatutest siin võib-olla tõesti ei sobi. Kuid minu nii-öelda soovitus on, et kui sa tahad suuremalt ja toekamalt asjadega toimetada, siis kindlasti õpi ära inglise keel, sest uues ajastus ilma inglise keeleta on tõesti väga-väga palju raskem nii-öelda siis hakkama saada. Ja enne kui sukeldume siis raamatute teemasse, ma soovitan sul tõesti olla siis siin kuni lõpuni, sest lõpus ma annan ka paar nippi, kuidas ja mismoodi neid raamatuid lausa tasuta saada ja see on väärt ootamist. Ja enne kui sukeldume, ma tahaks just jagada ka paari sellist avastust, mis mul tuli ka siin läbi ühe raamatu toimetamise, mida ma siin nüüd just nii-öelda siis lähipäevadel olen teinud ja lähikuudel. Ja ma olen tükk aega nagu proovinud toimetada ja selgemaks saada siis oma enda isiklikku brändi, et millega ma siis tegelikult tegelen nii-öelda. Ja kuna see ampluaa on nii lai, on nagu raske isegi leida sellist ühist nimetajat. Ma olen aastaid nii-öelda siis promonud ennast kui siis energia tervendajat, energiatöö tegijat ja samas ka siis enesearenguga tegijat. Kuid nüüd, kui ma vaatasin nagu sügavamalt sellesse asjasse, siis selgus, et tegelikult üks väga hea selline ühtne joon on tegeleda inimeste siis sisemise iluga. Ja kui nüüd võtta näiteks kas või tõesti seal esmaste aastaste, seal aastast 2005 või 2006, kui ma hakkasin nii-öelda avalikke sündmuseid tegema, kas või vaadata neid esimesi pilte, mis sealt nii-öelda siis olid, või siis isegi ajas minna tagasi 20 aastat tagasi, kui ma Norras alustasin nende asjadega, siis tõesti see, kes ma olin siis ja kes ma olen praegu, on ikka täiesti öö ja päev ja ma olen tõesti tegelenud nii palju aastaid kõigepealt iseenda selle sisemise nii-öelda siis kristalli lihvimisega, et läbi selle ja läbi ka nende katsetuste ja eksperimentide ja kogemuste aidata siis rohkem oma kliente. Ja mis on hästi huvitav, kes inimestega tegelevad, teavad seda fenomeni, et sa käid parajasti mingist tohutust, hullust, kuristikust läbi ja mõtled nagu milleks seda on vaja ja käid selle läbi ja jõuad nii-öelda siis teise poole ja kohe saadetakse sulle vähemalt 10 klienti, kes on samade teemadega nii-öelda siis pistavad rinda. Ja siis sa saad nagu aru, et sellepärast ka nagu, et siis jagada oma kogemusi ja kas ja mida siis nemad saaksid sellest nii-öelda siis nippe võtta. Nii, aga läheme nüüd siis raamatute juurde ja lõpus ma teen nii-öelda siis parimate nii-öelda siis ka nii-öelda esirea, aga kui ma nüüd prooviks need raamatud kõik nii-öelda siis, mis ma siin väga tihedalt olen toimetanud, panna siis ühte hunnikusse, siis see hunnik ei mahuks isegi siia ära. Et kui vaatate, et seda on ikka päris palju, et ühe aasta jooksul ma ei ole super kiire lugeja, sest ma tavaliselt võtan nii-öelda siis teen märkmeid ja
minu nii-öelda lugemine on natukene aeglasem, sest ma nagu töötlen seda materjali natukene teistmoodi läbi. Kuid sellel aastal on väga eriline aasta olnud ka seepärast, et minu ja Maikeli lugu siis ilmus Spirit Mate raamatus, mis on siis kirjutatud Anni ja Karsten Sennovi poolt. Kahjuks ka seda raamatut veel eesti keeles ei ole. Ja väga kurb lugu siis sellel suvel oli ka see, et Anni Sennov suri vähki, kuid seda enam on sellel raamatul väärtust, kuna siin on siis 10 nii-öelda siis imelise kaksikvaimu paari lugu ja üks nendest lugudest on siis ka minu ja Maikeli lugu, mis siis räägib, kuidas me kohtusime, mis selle siis loo nii-öelda taust oli ja iga loo siis kommenteerivad siis ka üle nii Karsten kui siis Anni, et selles mõttes ma ütlen kõikidest raamatutest, mida mina Anni või Karsteni puhul olen lugenud, on see tõesti parim raamat ja kui sa tahad just teada kaksikvaimudest ja uues energias just ei ole meil enam siis hingesugulasi, vaid tõesti just kaksikvaimudega on vaja kohtuda, siis kas ja kuidas seda siis teekonda ette võtta, siis see raamat on tõeliselt hea käsiraamat, et soovitan seda väga soojalt. Ja armastuse teemast siis veel rääkides 2 raamatut, millega me toimetasime väga intensiivselt koos Maikeliga, on siis David Taida Dear Lover, on siis naiste kohta just, ja David Taida The Way of the Superior Man, siis meeste kohta, et tõesti, kui te tahate just tasakaalukalt, et kuidas mehena olla mees, teadlik mees, tantristlik mees, kuidas naisena olla teadlik naine, tantristlik naine, siis need raamatud on tõesti väga imeliselt nii-öelda siis kokku pandud. Selles temaatikaga veel seotud on siis Eesti Tantra Festilt ostetud siis Blossoming into Bliss, mille on siis kirjutanud Surya Nicole Nitschke, temast ka siin väike pilt. Ja väga lahe naine, kes siis on tegelenud naiste seksuaalsuse tervendamise, äratamise, aktiveerimisega väga palju aastaid ja nüüd on ka ise ema, et oskab siis ka sellest teemast rääkida, et teatavasti naiseks olemisel, kui sa saad emaks, siis väga palju protsesse muutub nii seesmiselt kui välimiselt. Ja siis üks vanematest leiutistest, mis oli minu Eesti siis laos aastaid, oli tegelikult Artist Way. See on siis kunstniku tee, mis on tegelikult siis väga lahe koolitus lausa, kuidas siis äratada oma sisemist kunstnikku ja siit ma siis hakkasin tegema uuesti oma hommiku nii-öelda siis kirjutamisi ja nüüd on sellest möödas 2 kuud ja see on tõesti olnud väga suurepärane tehnika. Mina küll lasen mitte ainult siis sellist lihtsalt automaatkirjutamist teha, vaid tõesti lasen siis toimetada, rääkida ka minu sisemisel perekonnal ja siis minu sisemisel vaimul, et anda siis nagu nii-öelda neile võimalust oma sõnumeid jagada ja mõnikord ongi nii, et ma ei saa näiteks magama jääda ja mingi asi hakkab ketrama peas, kohe tulen üles, kirjutan siis selle üles ja kohe rahumajas ja lähen ilusti magama ja olegi teema. Ja enamus inimestel on sisemised kunstnikud ka täiesti tegelikult kinni ja kahju on sellest küll väga suuresti, sest kui sisemised kunstnikud on kinni, siis tegelikult väga palju asju meie elus on kinni, sest ükskõik asja, mida me teeme, kunstnik kui selline meie sees saab toetada ja teha meie elu nagu palju väärtuslikumaks ja rikkamaks nii mitmel moel ja tasandil. Nii, siis kuna me tegeleme siis oma uue online impeeriumi toimetamisega, on siis palju raamatuid, mis sellest räägivad, et üks on siis Love-Based Copywriting System, mille on kirjutanud Michelle Barissav-Pasek ja tema siis just, et kuidas jagab siis nii-öelda nippe, kuidas siis kirjutada sellist nii-öelda siis müügiteksti, mis oleks siis armastusest ja headest tunnetest lähtuv pigem kui siis lihtsalt sellisest külmast müügitekstist.
ja selle teema siis vaieldamatu üks eksperte on Russell Brunson, kes on siis tegelikult teinud, see raamat on siis .com Secrets ja tema on tegelikult siis tõesti meister, et annab palju siis nippe, kuidas neid erinevaid nii-öelda siis nii-öelda erinevaid müügikanaleid siis internetis kokku panna. Ja see on tõesti hästi väärt raamat, et kui te hakkate nii-öelda siis oma interneti online'i impeeriumi looma, siis tasub isegi kaaluda siis tema ClickFunneli süsteemi, kuhu saab siis oma platvormid nii-öelda siis peale ehitada. Mina ja Maikel oleme küll kasutanud Kajabit, kuna meie siis peamine õpetaja, keda me jälgime juba aastaid, Brendan Burchard, on ka Kajabis siis ise investor, seetõttu ta teab, kas ja mis nii-öelda siis selles maailmas nii-öelda need muutused on ja viib need kohe ka sisse. Et siis meie valisime selle tee. Ja seal on teisi platvormi nagu Infusionsoft ja nii edasi, et seda siis saate ise juba uurida. Ja nüüd 2 teist raamatut veel, et inimeste mõjutamine on väga oluline ja see raamat on minu käes juba toimetanud tegelikult 2 aastat, et see on siis kuidas mõjutada, siis mõjutamise ja nii-öelda siis nii-öelda psühholoogia ja see on tõesti hästi nii-öelda siis psühholoogilises, akadeemilises, psühholoogilises keeles kirjutatud, et mul sageli jääb see raamat pooleli mingite kohtade peal, sest lihtsalt see keel on nii raskesti kirjutatud, aga materjal on väga hea siin sees. Ja siis olles teel Inglismaalt Eestisse, sattus siis minu kätte selline raamat Talk Like Dead, Karmiin Kallo raamat, mis on väga inspireeriv, kuna siin sees on siis viited erinevatele YouTube siis videodele, need TED Talkid on siis lindistatud ja sa saad minna ja vaadata, kuidas siis nii-öelda need 9 avaliku esinemise võtid siis seal avalduvad läbi siis nende erinevate siis teemade ja ma ise olen ka seda nüüd sügavamalt õppima hakanud, töösse pannud ja kasutan väga sageli neid nippe siis ka lihtsalt videode tegemisel ja tõesti see on väga nagu oluline ja nüüd alustame siis Maikeliga ka avalikke esinemisi varsti suuremas plaanis, nii et selles mõttes ka see on nagu, tuleb väga nagu põnev panna see kõik siis töösse ja proovile. Ja siis minu vaieldamatu lemmik, temalt nüüd siis tuleb siin päris kohe mitu raamatut. Et alustame siis ühest vanemast, mille nimi on Charles, Brendan Burchard, jällegi väga lahe raamat, kuna see raamat siis tegelikult räägib nii-öelda siis, mis meid nii-öelda siis tegutsema paneb, ehk siis kuidas aktiveerida neid 10 erinevat siis aktivaatorid, mis panevad sind tundma elusana. Et kui sina oled just inimene siis, kes võib-olla natukene on praegu nagu rinnutsi või katsumus nii-öelda, kas ja kuidas nii-öelda siis oma ellu rohkem kirge tuua ja teha seda kõike, mida sa tahad armastusega, siis see raamat on tõesti väga inspireeriv ja soovitan nii-öelda suurelt. Siis teine väga hea raamat Brendanilt on The Millionaire Messenger, mis kaasab endas väga tegelikult häid nii-öelda siis vorme, kas ja kuidas siis hakata looma oma siis nii-öelda impeeriumit. Ja mis oli hästi lahe selle raamatuga oli see, et ma käisin selle läbi, mõtlesin, issand jumal, ma kõiki neid asju teinud, leiutanud nii-öelda seda ratast siit poolt ja sealt poolt. Selle aasta jaanuaris tegelikult saab 10 aastat sellest, kui ma alustasin siis internetikoolitustega, online koolitustega ja tõesti nüüd me oleme ajastus, kus tuleb hakata neid asju tegema siis targalt ja teadlikult. Ja ise pole mõtet enam nii-öelda siis nii-öelda ratast leiutada, kui sul on ekstra aega ja raha, siis palun väga. Kui sa tahad nii-öelda siis tulemusi saada ja töösse panna oma talendid, asjad, siis see raamat on väga hea. Ja mis mulle ta juures veel meeldib, et on tõesti, siin on palju näiteid ja ta on nagu üsna väike ja kerge, nii et see on olnud üks minu niisugused reisiraamatuid ka, mida ma olen nautinud. Nüüd teine suur lahe raamat, mis tuli ka kingitusena, et on Motivation Manifesto
et motivatsiooni siis manifesto on väga hea Brendoni raamat, kus ta võtab tegelikult üksipulgi läbi siis meie erinevad väärtused ja mis tänapäeval võiks siis nende väärtustega peale hakata ja kuidas ja kas me oleme siis paljudest neist väärtustest tegelikult siis eemale tõmbunud ja kas ja kuidas me saame siis neid uuesti aktiveerida, et see on hästi filosoofiline nii-öelda mõtisklus, täiesti teistsugune stiil kui kõik need teised raamatud, mis ma siis Brendonilt siin lugenud olen. Ja järgmine on siis High Performance Habits, millest ma olen ka rääkinud. See on siis Brendoni täielik kuldbukk raamat, kus ta on siis teinud paljude kõrgsaavutajatega siis intervjuusid ja uuringuid ja need siis kokku pannud siia siis tehnikasse. Ja me panime need töösse siis Maikeliga sellel aastal väga eriliselt, et me tegime ka läbi mitmekuise siis kõrgsaavutajate siis coachingu programmi, kus siis mõlemad saime siis luubi alla võtta kõik siis need erinevad nii-öelda siis harjumused ja need siis ka praktikasse panna ja kuidas need siis toimivad ja täiesti vinge, kuidas tegelikult sageli meie nii-öelda siis teemad ongi just selle taga kinni, et meil on tegelikult väga palju halbu harjumusi ja kui me hakkame neid harjumusi muutma isegi väikeste sammudega, siis hakkab juba muutuma nagu terve elu. Ja sarnases stiilis siis edasi räägime siis minu järgmisest praegusest lemmikraamatust, milleks on siis Millionaire Success Habits, miljonäride siis edu harjumused. Ja nii Dean kui Brendon, me kohtusime nendega sellel aastal kohe mitu korda, nii Arizonases kui ka siis siin San Diegos ja Dean, see raamat on siin täitsa tema allkirjaga, et see oli ka siis ühel tema siis koolitusel kingituseks. Ja see raamat on tõeline kuldvara, et kui sa tahad uues ajastus ka hakata toimetama ja toimetama selliselt, et siis suuremalt ennast ja oma maailma avardada, iseennast muuta ja sellega seoses siis aidata muuta oma elu ja oma tulevikku, siis see on tõesti see raamat, millega tuleks nii-öelda siis tegeleda. Ja mis on veel lahe, ma panen siia video alla ka siis tema 30 päeva siis katsumuse, mille saad siis läbi teha, et sa saad nagu praktikasse panna põhimõtteliselt selle raamatu siis seal selles online keskkonnas ja selles online keskkonnas on väga palju liikmeid üle terve maailma. Mina võtan ka seal päris sageli sõna, olen sealt saanud väga palju uusi tuttavaid ja sõpru, väga mõjukaid sõpru, et selles mõttes sihuke väga lahe nii-öelda siis keskkond ka, mis on sellega nii-öelda siis kaasa tuleb. Ja kui sa sinna keskkonda lähed, siis sa saad sealt tegelikult tellida siis ka selle raamatu tasuta, et maksad lihtsalt siis selle käsitlemistasu pluss siis saatmistasu. Nii et väga lahe, soovitan soojalt. Ja nüüd, kui sul on praegusel ajal firma, siis ma ütlen kätt südamele pannes, et kui sa tahad selle firmaga tõeliselt edu saavutada, siis sotsiaalmeedia nii-öelda siis järgijaskond on sinu üks uusi nii-öelda siis valuutasid. Et kui vanasti oli nii, et umbes et su firma käive oli seal miljonid eurod, sa olid hull tegija, kuid tänasel päeval on nii, et sa võid olla tegija seal, aga kui su firmal ei ole sotsiaalmeedia järgijaskonda, siis sa oled põhimõtteliselt mitte keegi, isegi kui sa teenid neid miljoneid. Nii et selles suhtes on vaja meil ka õppida väga palju ja väga lahe siis raamat Brendan Keinilt siis on 1 million followers, mis on siis, kuidas siis seda järgijaskonda nii-öelda siis ehitada. Räägib Facebookist, räägib Instagramist, räägib YouTube'ist, lühidalt ka Snapchatist ja LinkedInist, mis on siis need sammud, mida soovitaks ta siis võtta. Tema on tegelenud selliste inimestega nagu Taylor Swift ja Rihanna, oma kogemustest siis räägib, kas ja kuidas ta oma nii-öelda kanalile siis tekitas 1 miljoni siis järgijaskonna.
ja selleks on ka palju erinevaid mooduseid. Üks moodus ongi lihtsalt tegeleda näiteks Facebook reklaamidega ja maksta seal kuskil $7,000-8,000 ja ongi sul 1 miljon järgijat. Kui sa tahad seda orgaanilisemalt teha, siis on ka siin hästi palju nii-öelda siis õpetusi. Nüüd mul jäi teise tuppa praegu raamat Choose, mis on ka olnud hästi oluline. Ryan Levesque on siis selle autor, saate selle pärast lingina, aga nüüd temal ka väga lahedasti siis ta jagab just, et kui me alustame firmadega, et on väga oluline selgeks teha, mis ja kas ja kus nii-öelda siis on see koht, kus me võiksime alustada, ja tal on isegi selline väga lahe nii-öelda siis väike nii-öelda test, mille sa saad teha, et kus sa siis isikuna või persoonina sobid, et kas sa oled siis kirebaasi toimetaja või sündmuste baasi toimetaja ja mismoodi need asjad nagu nii-öelda siis kokku tulevad. Ja minu jaoks oli see test väga lahe, et mulle alati meeldib selliseid teste teha, mitte midagi väga uut siin ei olnud, aga just, et see andis mulle kinnitust, et vau, ma olen õigel teel, see, mida ma tunnen, need muudatused, mida ma tahan teha, on vajalikud ja ma nii-öelda siis toimetan nendega. Ja tal on palju vaba vara siis seotud selle raamatuga ka online ja sealt saab ka igasuguseid selliseid väikseid lahedaid lehti välja trükkida. Jällegi kahjuks õnneks kõik on siis inglise keeles. Ja nüüd Tiini raamatus on siis ka olemas 7 sammu miksi harjutus, mis on tõesti, kui sa tahad aru saada, miks sa siin maailmas oled ja selgeks saada nii-öelda siis seda punast joont, mis kõike koos hoiab, siis see on, ma soovitan ka väga lahe harjutus. Ja nüüd, kui ma vaatan siin nüüd siis veel neid raamatuid siin, siis paljud inimesed võivad öelda, et jumal küll, et mul ei ole nii palju nagu küllust panna raamatute peale, et Kristel, et sa oled hull, et mis juttu sa nüüd ajad, on ju. Siis ma ütlen teile, praegu need raamatud siin on kõik põhimõtteliselt tulnud võimalusega siis tasuta kas kingitusena või siis lihtsalt olen maksnud siis lihtsalt selle ja see Choose raamat ka. Olen maksnud siis käsitlemise tasu ja siis nii-öelda siis saatmiskulud. Ehk siis tegelikult siin on üle 6 raamat, 7 raamatut. Keskmiselt ikkagi raamatud maksavad, tänapäeval ikkagi ütleme siin kõvade kaantega on ikka seal kuskil $15–20 on ju, et siis tehke oma väike arvutus, et siin on ikka päris kõvasti nii-öelda juba küllust lihtsalt materiaalses mõttes. Ja nüüd, et vabanduse leiab alati mingite asjade jaoks, ei, ma ei saa või mul ei ole või mida iganes. Ja kui minul ka hakkab silma kuskil internetist mingi huvitav teema, mis on just resonantsis siis sellega, mida ma parajasti ka tegelen või õpin, siis üks lisaraamat ei tee kunagi paha. Ja eriti, kui sa saad siis teha ka selle läbi sellisel kujul, et sa saad selle panna nii-öelda siis praktikasse ja integreerida oma ellu ja läbi nende muudatuste siis hakata nii-öelda siis elama avaramat elu. Et üks suur nii-öelda siis muudatuste progress, mis tuli siis selle miljonäri edu harjumustega seoses, oli see, et ma muutsin oma hommikuharjumused täiesti ära. Et lisaks siis moringale, mida ma iga hommik joon, on siis alati kohe mingi füüsiline siis trenn, peale seda hommikuminutite kirjutamine, siis 1 luuletuse päevas kirjutamine. Muideks luuletusi olen ma nüüdseks kirjutanud sellel aastal 6 kuud, 1 luuletus päevas praeguseks seisuks, nii et päris lahe. Ja peale selle siis lisaks veel nii-öelda kui autoga sõidan, siis kuulan audioraamatuid, et toetada ja toita oma meelt siis hea toiduga. Ja lisaks siis, kui on treeningud, rattatreeningud siis jõusaalis, siis ma vaatan teedkõnesid ja see inspireerib mind veelgi, nii et ma saan siis neid teedkõnesid vaadata ja tõeliselt nautida siis inspiratsiooni, kaotada kaloreid ja toita siis oma meelt uuel moel.
ja sageli ongi nii, et tulen pärast koju, siis pean kirjutama ruttu, sest need uued mõtted toovad mulle mõtted oma äri või oma asjadega, mis nii-öelda siis annab nagu selgema pildi, kas ja kuidas neid asju muuta või mida kokku panna ja kuidas ja nii edasi. Ja seetõttu ei ole minu siis meelel enam võimalus isegi toota või mõelda nii-öelda siis neid pahu mõtteid, kuna see praht ei mahu enam sinna. Ma olen lihtsalt nii ära hõivanud oma pea siis raamatute lugemise ja muude teemadega, et tal ei ole lihtsalt ruumi, tal ei ole nagu võimalust nii-öelda siis sinna ennast sisse seada ja sisse kolida. Ja see muudab meie elu vägagi, sest siis me hakkame mõtlema positiivselt, me hakkame tõmbama oma ellu paremaid inimesi, hakkame siis ka selgemalt aru saama, kas ja mida on nii-öelda siis vaja oma elus muuta. Nii et sellel aastal on minu parimad tõesti sõbrad olnud mingil tasandil siis raamatud ja olen jaganud paljusid neid ka oma siis tuttavate sõpradega ja mõtlesin, et enne selle aasta lõppu ma teen siis ka väikese kokkuvõtte ja jagada seda ka teiega. Ja nüüd, kui sinul on mingid põnevad raamatud, mida sina oled selle aasta jooksul lugenud ja soovitaksid mulle, siis kindlasti pane see tiitel ja siis nimi, kirjaniku nimi siia selle video alla ja nii saan mina ka uurida, mis raamatuid sina oled lugenud ja mis põnevad sellega seoses on siis ka võimalik ennast veel avardada. Et selline põnev kahesuunaline liiklus, sina saad minu inspiratsiooni kasutada, mina saan sinu inspiratsiooni ka kasutada ja nii kasvame ja avardume me mõlemad jälle päris palju. Ja endale ka põhimõtteliselt nii-öelda patsutada õlale, et olen olnud tubli, et just ka nende raamatute lugemisega ja enese arenguga, enda siis kristalli lihvimisega tegelenud, et saada paremaks, et saada siis pakkuda oma teenuseid ja tooteid paremini. Et tõesti see on olnud mega ettevõtmine ja see on olnud tubli nii-öelda siis saavutus, et mitte alati ei pea need olema need saavutused meil ülisuured ja nii-öelda siis ülikopsakad, need võivad olla väikesed asjad nagu kas või raamatute lugemine. Ja sellega seoses ma võtangi tänase siis nii-öelda siis video kokku ja nüüd selle video alla ma panen siis need erinevad lingid, kus te saate siis nii-öelda ligipääsu nendele raamatutele. Need kõik ei pruugi praegu siis olla vabad raamatud, et nagu ma ütlesin, siis Millionaire Success Habits, kui soovite seda tasuta saada, siis soovitan kasutada seda Better Life, nii-öelda siis parema elu challenge'i võimalus. Selle lingi ma panen ka selle raamatu alla, et saate siis sinna minna ja tellida sealt selle raamatu. Et seda raamatut on tõesti üle maailma väga-väga palju nüüd tellitud ja selles uuemas versioonis on ka produktiivsuse nii-öelda siis lisa nii-öelda siis peatükk olemas. Ja kui te nüüd kasutate neid linke, siis mis on siin selle video all, siis te tegelikult, kuna see on siis ühenduses siis meie ühe teise business süsteemiga, siis iga selle ostu pealt siis meie saame väikese siis vahendustasu, selles suhtes siis nii-öelda väike nii-öelda siis boonus ka meile selle soovituse eest. Ja oleme juba ette tänulikud, nii et ma loodan, et see video oli tõeliselt väärt vaatamist ja uurid siis need raamatud järele ja alustad oma siis elu avardamist uute sõpradega ja jaga kindlasti seda videot ka paljude teiste tuttavate sõpradega oma võrgustikus ja kui võimalik, siis hakka ka minu fänniks, sest ma kavatsen järjest rohkem paremat ja paremat nii-öelda siis sisu ja väärtust teiega jagada ja luua. Suur aitäh sulle tähelepanu eest, kõike head järgmiste kohtumisteni. Mahalo!